Nii, läheme 4. ülesande juurde. Kõigepealt me peame panema oksiididele nimed. Alustame esimesest. Siin on ju Fe on raud, seda me saame vaadata ka sellest tabelist. On ju. Raual on see värk, et ta on B-rühmas, mis tähendab, et tal ei ole püsivat oksidatsiooniastet, nii et me peame panema nimes kirja, mis ta oksidatsiooniaste on. Et see on raud. Mõtleme nüüd, et mis ta oksidatsiooniaste on. Me teame, et veel on põhimõtteliselt alati 2, või mingites olukordades ei ole, aga see ei ole praegu oluline. Siis veel, või vabandust, mitte veel, hapnikul on -2, siis raual peab olema mingi vastav, et kokku tuleks 0, nii et temal on 2 järelikult, sest 2 - 2 on 0. Ehk siis raud, 2, oksiid. Siis on baarium. Baarium on teises A-rühmas, jälle saab vaadata seda sellest tabelist. Teine A-rühm, baarium. Nii et baariumil on püsiv oksidatsiooniaste, nii et seda ei pea panema kirja, nii me paneme lihtsalt baariumoksiid. Nüüd tuleb see fosforioksiid. Siin oli see olukord, kus on need mitte püsiva oksidatsiooniastmega mittemetallid. Need on üldiselt siis, neil kasutatakse neid ladina eesliiteid, ehk siis see on see 1, 2, 3, 4, 5. Need on need mono, di, tri, tetrapenta. Kui guugeldada, siis saab selle tabeli kätte. Ma kõik ei kirjuta ära. Aga siis kuidas me kirjutame on see, et 4 on siis tetra. Siis on meil see fosfori nimi, tetrafosfor. Siis tuleb 10 deka. Ja siis hapnik on oksiid. Ehk siis tetrafosfor dekaoksiid. Nüüd tuleb see nii-öelda CO2, mis on siis, saame kasutada sama loogikat. Ehk siis meil on siin see 2. Ehk siis C on räni. Seda saab vaadata sellest tabelist jällegi, ma ei viitsi sinna üles minna. Aga nii, kõigepealt on räni, et räni, siis tuleb see numbriline eesliide, mis on di, ja siis tuleb oksiid. Põhimõtteliselt, mida saab teha nende nimetamisel on ka see, et mõelda välja, mis on siin fosfori oksidatsiooniaste või mis siin on räni oksidatsiooniaste ja saab selle põhjal kirjutada. Ehk siis näiteks ma võin kirjutada, et räni oksidatsiooniaste siin on 4 on ju sellepärast, et hapnikul on -2 ja meil on 2 hapnikku. Järelikult hapnikul on kokku -4, järelikult ränil peab olema vastavalt siis 4, et kokku oleks 0. Nii et põhimõtteliselt võib kirjutada ka räni 4 oksiid. Või siis fosforil siin peab olema ju 5 oksidatsiooniaste. Nii et võib ka olla fosfor 5 oksiid. Mõlemad pidi võib. Nii, siis olukorras, kus ta reageerib veega, et siis mis saadus tuleb. Raudoksiid ei reageeri veega. Baariumoksiid reageerib veega, ehk siis kui meil on, ma teen siin pool seda, et meil on baariumoksiid pluss H2O. Meil on siin on ju suhteliselt aluseline oksiid pluss vesi, siis me saame baariumhüdroksiidi. Nii, ehk siis me saame kirja panna siia baariumhüdroksiid. Mäletame seda on ju, et baariumi oksidatsiooniaste on 2 ja hüdroksiidi selle asja oma on -1, nii et meil on vaja 2 seda hüdroksiidi juppi. Ja siis me saame panna siia kirja baarium hüdroksiid. Nii siis tetrafosfor dekaoksiid on siis vastavalt happeline oksiid, nii et meil on tetrafosfor dekaoksiid pluss vesi, nii et me peaksime saama happe siit kätte. Nii, kui jälle me saame kasutada seda tabelit, vaatame, mis on mingi fosforiga jupp siin. On see PO4. Siin PO4 oksidatsiooniaste -3.
ehk siis meil tuleb mingi H3PO4. Nüüd me peame, me ei pea siin praegu tasakaalustama, sellepärast et nad ei küsi meilt seda reaktsioonivõrrandit. Ma lihtsalt tegin siia reaktsioonivõrrandi, et me saaksime teada, mis siit tuleb, muidu me peaks siia ette panema 4 ja siis siia ette panema vastavalt midagi muud. Aga see, jah, igatahes me saame on ju H3PO4 ja see on fosforhappe. Jah, fosforhappe. Siis kas ränidioksiid reageerib veega? Ränidioksiid ei reageeri veega, see on ju liiv. Liiv niisama ei saa veega reageerida, nii et põhimõtteliselt siia me saame panna nagu miinused, et neid kumbki ei reageeri. Okei, liigume järgmise ülesande juurde, 5. ülesanne. Et meil on propeen ja tal on struktuurivalem ja siis me peame selle joonistama. Kui meil on E, siis see tähendab või EN, siis see üldiselt tähendab, et kuskil on topeltside. See lineaarne on, see tähendab, et meil on süsinikud järjest omavahel reas. Nii et võib-olla teeme selle värviga. Et meil on 1, 2, 3 süsinikku. Kuskil siin peab topeltside olema, nii et paneme näiteks siia. Ja nüüd me peame siia lisama õige koguse vesinikke. Üldiselt iga süsinik tahab luua 4 sidet. Nii et praegu esimesel süsinikul siin on 2 sidet olemas, nii et me peame 2 tükki juurde panema. Nii et ta saab 2 vesinikku. Siis teisel süsinikul on 3 sidet, nii et tema saab 1 vesiniku juurde. Ja kolmandal on ainult 1 side, nii et me paneme talle 3 süsinikku juurde. Ja nüüd selleks, et kontrollida, me saame üle lugeda, mitu vesinikku siin on ja mitu süsinikku siin on. Ja me saame 1, 2, 3, 4, 5, 6 süsinikku. Või vabandust, vesinikku, mis on õige, ja 1, 2, 3 süsinikku, mis on ka õige. Nüüd B ülesanne, mis aineklassi kuulub propeen? Vaatame, siin on alkoholid. Alkoholidel on see, et neil peab olema see OH-rühm kuskil juures, siin meil ei ole ühtegi OH-rühma. Karboksüülhapetel on see, et neil peab olema see KOH-rühm, mida ka tal ei ole. Nii, siis meil on siin rasvad, sahariidid ja süsivesinikud. No me teame, et süsivesinikud koosnevad süsinikest ja vesinikest ja kuna tema siin koosneb ainult süsinikest ja vesinikest, siis me saame panna, et ta on süsivesinik. Ja põhjendus ongi see, et ta koosneb ainult süsinikest ja vesinikest, süsivesinikud koosnevad ka ainult süsinikest ja vesinikest, järelikult ta on süsivesinik. Niisiis, C ülesanne, lõpetaja tasakaalusta propeeni täieliku põlemise reaktsiooni võrrand. Täielik põlemine tähendab seda, et meil tekivad CO2 ja vesi ehk H2O. Ja nüüd me peame selle tasakaalustama. Tasakaalustamine jällegi tähendab seda, et vasakul ja paremal pool peab olema sama kogus, siis sama elemendi aatomeid. Ehk siis vasakul pool meil on praegu C3. See tähendab, et siin on 3 süsinikku. Nüüd meil on vaja, et paremal pool oleks ka 3 süsinikku. Nii et selleks me saame siia ette 3 kirjutada. Nüüd meil on 3 süsinikku. Vaatame edasi. Nüüd meil paremal pool on 3 korda 2 pluss 1, siis teeme hoopis kõigepealt vesinikud. Nii. Vesinikega, kuidas meil on? Paremal pool praegu meil on 2, vasakul pool meil on 6. Nii et siia ette me võime panna 3, et me saaksime siia ka 6 siis vastavalt vesinikku. Ehk siis nüüd paremal pool meil on 6 vesinikku, vasakul pool meil on 6 vesinikku, see kõik klapib. Nüüd kas meil on õige kogus hapnikke? Paremal pool meil on praegu 3 korda 2 pluss siis 3 korda 1. See on ju 6 pluss 3 võrdub 9 siis hapnikku. Vasakul pool meil on 2 hapnikku. Millega me peame korrutama 2, et me saaksime 9. Me võime teha 9 jagatud 2 on 4,5. Nii et siia ette me peame panema 4,5, et me saaksime siis selle tasakaalustatud. Võt, super. Siis märgi süsiniku oksüdatsiooni aste nii lähteaines kui saaduses. Nii, teen natuke puhtamaks siit, siis on parem kirjutada.
nii, süsiniku oksüdatsiooniaste. Kõigepealt me üldiselt teame, et hapniku oksüdatsiooniaste on -2 ja vesinikul on 1. Kokku peab tulema 0. 1 korda 6 on 6. Siin teda on 3 tükki, nii et 6 jagadu 3 on 2, nii et siin tuleb 2. -2 siis vastavalt. Siis paremal pool meil on ju hapnik, mille oksüdatsiooniaste on -2. Meil on 1 süsinik, hapnik on 2 tükki, nii et 2 korda -2 on -4. Nii et järelikult süsiniku oksüdatsiooniaste peab olema 4, sest kokku see peab tulema on ju 0. Nii, super. Võib-olla kustutan selle vesiniku ja hapniku oma ära, et nad kogemata ei arvaks, et me valesti oleme märkinud, et me ei tea, mis on süsinik. Aga teame küll. Nii, lähteainest saadusest tehtud. Nüüd, põhjenda määratud oksüdatsiooniastme abil, kas süsinik selle reaktsiooni käigus oksüdeerus või redutseerus. Nii, me võime öelda, et süsinik oksüdeerus, sellepärast et oksüdeerimine, see tähendab, et oksüdatsiooniaste kasvab. See tähendab on ju, et süsinik loovutab elektrone. Nii et jah, see süsinik siis oksüdeerus. Nüüd propeenist valmistatakse polüpropeeni, mis on mingi plastikute polümeer. Selgita, mida tähendab mõiste polümeer. Põhimõtteliselt polümeer on siis mingi hästi suur molekul, on ju, mis koosneb paljudest üksteisega seotud väiksematest molekuli siis nagu lõikudest.